kes ei teaks ütlusi nagu rääkimine hõbe, vaikimine kuld või et laps räägib siis, kui kana pissib. Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste doktorant Helen Saarnik. Miks on oluline lastele tänapäeval sõna anda? Juba enam kui 30 aastat kehtib meil siin Eestis kui ka mujal maailmas ÜRO lapse õiguste konventsioon, kus on kirjas kõik lapse õigused, sealhulgas lapse õigus olla ära kuulatud ja avaldada oma arvamust. Täiskasvanute roll on lapsi toetada nende õiguste realiseerimisel. Olulisteks märksõnadeks on vastastikune austus ja lugupidamine. Lapsed peavad austama täiskasvanuid ja teisi lapsi, samamoodi nagu täiskasvanud peavad austama lapsi ja teisi täiskasvanuid. Selleks, et lapsel oleks võimalik oma arvamust avaldada, tuleb talle anda võimalus küsida ja saada informatsiooni temale arusaadavas keeles ja turvalises keskkonnas. Samuti tuleb lapsele anda aega oma arvamuse kujundamiseks ja selle temale sobival viisil väljendamiseks. Oluline, et lapsed tunneksid ennast kuuldult ja mõistetult ning et neid puudutavates otsustes oleks nende arvamusel ka mõju. Otsuse tegijateks on enamasti täiskasvanud ning nende vastutada on, et otsuse tegemisel oleks seatud lapse parim huvi esikohale. Seetõttu võib juhtuda, et lapse soovide ja arvamusega ei ole võimalik alati arvestada. Sellisel juhul on oluline neid põhjuseid lapsele ka selgitada. See näitab, et lapse arvamus on olnud tähtis ning ta on olnud oluline. Laste austamine ja kaasamine aitab neil kujuneda lugupidavateks ja enesekindlateks täiskasvanuteks, kes oskavad ka ise teisi kuulata. See on meie kõigi vastutus.